ja alustame infotunniga äriprotsesside automatiseerimise ja andmemajanduse toetuse taotlemise võimalustest. Kõigepealt sellised korralduslikud teemad, et me salvestame selle infotunni ja paneme hiljem üles järelvaatamiseks oma kodulehele. Ja küsimusi saab küsida jooksvalt esitluse vältel. Meil on online'is meie väike tiim, kes siis operatiivselt vastab. Ja kui on mõned küsimused, mis vajavad näiteks meil ka omavahel pikemat arvu, siis me paneme need vastused ülesse. Me oleme tänase infopäeva jaganud niimoodi, et kõigepealt räägib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Pärja Pärg. Ta räägib nendest toetustest, milleks, mida saab teha, mis on eesmärgid ja seejärel Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuse poolt tutvustan mina siis toetuste taotlemisega seotud tingimusi ja vorme ja kõike seda administratiivset poolt, mis siis sellega kaasneb. Ja ma annan sõna siis Pärjale. Ole hea, Pärja. Ja tere kõigile. Rõõm näha, et teid on siin nii palju. Mina olen siis Pärja Pärg ja räägin teile natuke sellest, miks selline toetusmeede sai loodud ja milliseid projekte me eelkõige ootame ja mida teha saab. Ehk siis korraks siis sellest eesmärgist, et mis probleemi me üritame lahendada. Ehk et Eesti ettevõtete, eriti väikeettevõtete digitaliseeritus jääb hetkel Euroopa Liidus alla keskmise. See madal automatiseeritus piirab tootlikkuse kasvu ja see tootlikkuse kasv ongi peamine eesmärk, selle tõstmine läbi siis digitaliseerimise ongi peamiselt siis selle loodud toetusmeetme eesmärk. Ja no me kõik teame, mis käib kaasas sellega, kui protsessid on kas siis sisaldavad palju käsitööd või on kuidagi konarlikud, halvasti üles ehitatud, see on suurem ajakulu, see on suurem halduskoormus, käsitöö on väga kallis, ehk et me ei taha maksta oma inimestele töö eest, mida võiks teha ära arvuti, vaid me tahame, et nad saaksid rakendada oma potentsiaali mujal. Ja selle jaoks siis oleme loonud kokku kirjutanud ühe määruse, kogu mahus ligi 10 miljonit eurot, mis jaguneb siis omakorda 4 väiksemaks ala vooruks või tegevuseks. Ja kõige esimene nendest, mis on juba ka avatud, on siis tarkvara kasutusele võtmise või liidestamise toetus. Ja sellest me rääkisime ka eelmisel infotunnil, et kes on sellest veel omakorda huvitatud, siis selle infotunni salvestus on selle tegevuse juures ka ilusti EIS-i kodulehel juba olemas. Siis nüüd tänased teemad, millest me siin süvendatult räägime, on äriprotsesside automatiseerimise ja andmevahetuse toetus, andmepõhise aruandluse ja andmevahetuse tarkvara arenduse toetus ja andmemajanduse kasutusjuhu väljatöötamise ja rakendamise toetus. Need on nüüd, see on natuke juba segadust tekitanud, et määruse tegevused ja siis need voorud EIS-i kodulehel on natuke erineva sõnastusega, mis tõttu ma siia slaidile panin ka siis paragrahvi ja lõike viited taha, et millisest tegevusest me määruses siis nende toetuste nimede all räägime. Lühidalt käin üle ka ikkagi tarkvara kasutusele võtmise või liidestamise toetuse, äkki kellelgi tekib veel mingi seos või huvi selle vastu. See on mõeldud siis väikeettevõttele, kes teeb esimesi samme digitaliseerimise teel ja me soovime toetada siis sellist lihtsat tarkvara kasutusele võtmist. Selle eelduseks on see, et
taotleja, kas siis töötaja, juhatuse liige või osanik läbib sellise väikse koolituse Digiriigi Akadeemia veebilehel, kus me oleme püüdnud kokku koguda kõik sellised baasteadmised digitaliseerimisest. On siis nõutud, et taotleja on kas juba e-arve kasutaja või võtab projekti lõpuks kasutusele e-arved. Projekti kindlasti on vaja kaasata ka diginõustaja ja selle diginõustamise puhul me ei oota mingit suurt pikka strateegiadokumenti, vaid pigem sellist kirjalikku dokumenteeritud mingit sellist, et see lõpptulemus oleks kuidagi ikkagi kirja pandud. Aga nüüd siis nendest tänastest teemadest võib-olla natuke süvendatumalt, et esimesena siis äriprotsesside automatiseerimine ja andmevahetuse toetus. Siin on siis mõeldud selliseid tarkvaraarendusi, mis võimaldavad ajatempliga või muid turvaliselt jälgitavaid, masinloetavaid ja standardiseeritud andmeid vastu võtta või kuidagi töödelda. Ja me oleme siin välja toonud, et kas siis XD või mõne muu turvalise andmevahetusplatvormi kaudu. Ehk et XD on riigi puhul selline nõutud, aga kui me räägime kahe ettevõtte vahelistest andmevahetustest, siis siin XD ei ole nagu vajalik. Arendus peab sisaldama vähemalt 2 reaalaja majanduse põhimõttele vastavat lahendust. Proovisime ka siin selle võimalikult laiaks kirjutada, et mitte kuidagi pärssida meie ettevõtjate loovust ja neid vajadusi, mis neil oleks vaja täita. Arendus peab olema siis kas osa tervikprotsessist ettevõtja sees või ettevõtjate vahel ja on kaasatud ka siis vähemalt üks koostööpartner või partner. Hiljem ma räägin ka täpsemalt partneri ja koostööpartneri vahest. Ja siin me oleme küll nõudnud, et ettevõtjal kas on juba digitaliseerimise strateegia olemas või siis saab ta selle projekti jaoks luua, aga see võib olla ka muu sisult samaväärne dokument, mis on ettevõttel juba varasemalt koostatud. Nüüd need näited, mille peale me mõtlesime, kui me seda määrust kirjutasime. Ehk et igasugune e-arveldus, laoandmete vahetamine, laoseisude, tellimuste ja tarnete haldus reaalajas, tööaja monitoorimine, finantsandmete liidesed, masinate või seadmete, mingite andmete integreerimine, siis edipõhised igasugused ostu- ja müügiprotsessid, aruandlusliidesed, siis igasugune tarnelogistika jälgimine, kliendi ja müügiandmete integratsioonid, aga ka näiteks tööaja ja personalisüsteemide sidumine palgaarvestusega, tööaja info jälgimine ja see nimekiri selles mõttes läheb edasi. Ja mõeldud on siis siin seda, et kas saab siis tegeleda protsessidega nii ettevõtte sees, ettevõtte siseselt kui ka siis 2 ettevõtte vahel, äripartnerite vahel näiteks, kui on vaja seal mingeid 2 erinevat tarkvara omavahel suhtlema panna. Nüüd siit edasi liikudes järgmine toetus on meil andmepõhise aruandluse ja andmevahetuse tarkvara arenduse toetus. Siin on ka nüüd oluline siis eristada 2 suunda. Ühelt poolt me soovime toetada andmepõhise aruandluse lahendusi ehk suhtlust riigiga ja teiselt poolt me võimaldame ka siis arendajatel arendada kas täiesti uut või juba olemasolevat tarkvara. Ja siin on see on nagu see keerukus, et kui me räägime riigiga suhtlusest, siis on meil ühed nõuded ja kui me räägime nüüd siis
tarkvara arendamisest, siis on meil natuke teised nõuded ja siit tulebki nüüd see koostööpartneri ja partneri võib-olla sellise definitsiooni vahe. Et koostööpartneritena me oleme mõelnud siis ainult riigiasutusi või kohaliku omavalitsuse üksust ja selle asutusi. Aga kui on tegu tavalise tarkvara arendusega, siis riigiga koostööd tegema ei pea, aga sellisel juhul peab olema kindlasti siis esitatud või kuidagi olemas see 3 testivat lõppklienti. Ehk et idee on selles, et me soovime, et see arendus oleks laialdasemalt kasutatav ehk müüdav nagu suuremale hulgale ettevõtjatele. Ja see nagu välistabki siis selle üksiku ettevõtja siseprojekti just selle tegevuse alt. Kui me tahame teha väga spetsiifilisi arendusi väga konkreetsele vajadusele, siis me peaksime vaatama sinna teise tegevusse ehk äriprotsesside digitaliseerimisse. Aga antud vooru puhul me eeldame ikkagi sellist toodet, mida turul saaks hiljem müüa ja väärtust luua. Nii, ja siis 4. tegevusena on meil selline täiesti uus suund andmemajanduse kasutusjuhu väljatöötamise ja rakendamise toetus. Siin on siis oluline lihtsalt see, et andmekasutusjuhud peavad olema seotud riiklike kesksete lahenduste kasutuselevõtuga või avaliku sektori andmete väärindamisega. Ma olen siia pannud lühidalt ka kirja nõuded taotlejale, ehk et taotlejaks on siis Eesti äriregistris registreeritud äriühing ja 2 esimese tegevuse puhul, mis oli siis see tarkvara kasutuselevõtt ja äriprotsesside automatiseerimine, siis taotlejal vahetult siis taotlusele esitamisele eelnenud 2 aastal peaks olema keskmine müügitulu vähemalt 50 000 eurot. Partnerile meil selliseid, just seda viimast 50 000 euro nõuet ei ole. Ja toetuse suurused siis ka kiirelt, et esimese toetuse puhul on minimaalne summa 2000 eurot ja maksimaalne summa 5000 eurot ja nüüd kõikide teiste toetuste puhul on toetus kuni 150 000 eurot projekti kohta ja toetusmäär siis 50%. Ma olen siia slaidile pannud kirja ka toetusvoorude avanemise kuupäevad, ehk et esimene tegevus on meil juba avatud. Äriprotsesside automatiseerimine andmevahetuse toetus avaneb 30. märtsil ja samamoodi andmemajanduse kasutusjuhu väljatöötamine. Ja nüüd andmepõhise aruandluse ja andmevahetuse tarkvara arendamise toetus on samuti avanenud juba 23. märtsil. Nii, räägime korra veel üle ka, kuna see on üks sellistest asjadest, mis on antud määruse juures nagu kõige rohkem segadust tekitanud, ehk et kes on siis see partner, keda me oleme silmas pidanud. Partner on projekti kaasellu viija. Ehk vastutab samamoodi projekti siis nagu tulemuste eest. Ja koostööpartner on siis riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, kes osaleb projektiga toetatavas tegevuses. Nende 2 kõige suurem erisus on võib-olla ka see, et partneri kulud on abikõlblikud, aga koostööpartneri omad mitte. Ehk et riik või kohalik omavalitsus sinna kuidagi projekti oma kulusi sisse kirjutada ei saa. Küll aga kui partneril tekivad seoses projekti elluviimisega mingid kulud, siis need on täiesti abikõlblikud. Ja meieni on jõudnud juba ka mõned sellised huvitavamad kaasused ilmestamaks siis seda, et kes partner võiks olla. Ja siin on tegelikult päris mitut moodi lahendatavaid olukordi. Ehk siis näiteks oli meil küsimus edioperaatori kaasamisest partnerina. Millist rolli tema siis projektis
mängida saaks, et kas ta on siis partner või ta on teenusepakkuja. Ja näiteks, et kassetioperaator sobib partneriks uue liidestuse arendamisel, juba olemasoleva edasiarendamisel, kui ettevõttel on juba operatoriga liidestuses mõne ERB-iga, kas ta siis saab seda kuidagi edasi arendada. Ja lühike vastus on see, et partneriks otseselt meil ühendmäärus ei keela partneril pakkumismenetlusest osa võtta, aga siin tuleb arvestada siis selle riskiga või silmas pidada seda, et peab olema tagatud aus konkurents, võrdsed võimalused, igasugune läbipaistvus, et see on võib-olla kõige olulisem koht, mida jälgida ja võib-olla ka läbi analüüsida sellest vaatepunktist, et kui operaatoril see liidestus, mida ta loob, kui seda on võimalik müüa mitmele ettevõttele, siis tasub mõelda kolmanda tegevuse peale ehk et tarkvara arendamise peale. Kui need on mingid väga spetsiifilised lahendused, siis äkki tõesti olla see teenusepakkuja, kes teeb pakkumise ja taotluse esitavad 2 ettevõtet, kes oma probleemi lahendavad või siis see sisemine või oma sisemisi protsesse korrastavad, et kuna partneril ikkagi on ka aruandluskohustus, et siis lihtsalt läbi analüüsida sellest vaatest, et kas see maht on just nüüd operaatori või teenusepakkuja vaatest mõistlikum lahendada, olleski pakkuja või siis tulles ikkagi projekti partneriks. Et see on selline, otseselt ühendmäärus seda ei keela, aga et tasub läbi kaaluda siis, et milline on kõige optimaalsem viis selle projekti läbiviimiseks. Siis on meile tulnud küsimusi ka näiteks ostumenetluse kohta. Et kuna ühendmäärusest me ju lähtuma siin hästi palju peame ja seal on ette nähtud, et kõik ostud, mis on siis maksumusega üle 100 000 euro, tuleb viia läbi riigihangete registris, et kas siis saab ostumenetlust läbi viia juba enne, kui taotlus on esitatud. Ja vastus on, et jah, saab küll, hankemenetlusega võib alustada, lihtsalt ei tohi teha kulutusi ega mingeid siduvaid kohustusi võtta enne taotluse esitamist. Siis veel sellised võib-olla senimaani nagu korduma kippuvamad küsimused, et samuti on tekitanud segadust digitaliseerimise strateegia ja mis see täpselt on ja samuti ka diginõustaja, et kes on täpselt diginõustaja. Digitaliseerimise strateegia termin on meil siis määruses terminite all välja toodud, see on vähemalt 3 aastaks koostatud plaan, mille alusel siis ettevõtja viib ellu digitaliseerimist oma ettevõttes. Ja siin on oluline välja tuua ka see, et kui ettevõttel ei ole täna veel digitaliseerimise strateegiat, siis abikõlblikud on kulud, mis on tehtud kuni 3 kuud enne taotluse esitamist. Sellisel juhul saab need ka projekti nii-öelda sisse kirjutada. Aga kui ettevõte on juba varasemalt saanud toetust digitaliseerimise strateegia koostamiseks, siis kui ta soovib seda nüüd kaasajastada RT lahendustele, siis see kaasajastamine ei ole abikõlblik, et selle peaks tegema siis enne taotluse esitamist ise ära. Ja nüüd diginõustaja on samuti määruses terminite all lahti seletatud ja ka seletuskirjas pikemalt lahti seletatud, aga oluline on siin mõista, et diginõustaja on samuti keegi teenuse osutaja. Ja temal on ainuke nõue see, et ta peab olema siis projektile vahetult eelnenud 4 aasta jooksul. Peab olema teinud vähemalt 3 sarnast nõustamist.
Ehk et tal võiks olla ikkagi mingi teatud kogemus ja ta peab olema teenusepakkuja. Aga minu poolt on hetkel kõik. Ma saan aru, et chatis oli ka, ma nägin päris palju küsimusi. Aga ma saan aru, need vastatakse taustal või jäi sinna veel midagi ülesse? Me vastame, aga kas sa selgitaksid veel seda partneri rolli ja olulisust? Ma loen selle küsimuse ette, et lugedes neid siis teise tegevusi, muidu on loogiline, aga milleks peab ettevõtja kaasama projektipartneri, kui soovib juurutada näiteks tööaja monitoorimise või tootmise juhtimise lahendust? Partneri roll väga paljudes reaalsetes digitaliseerimisjuhtudes jääb antud meetmes veidi seosetuks ja piiranguks antud meetmel osalemisel. Juttu on siis äriprotsesside automatiseerimise ja andmevahetuse toetusest. Jah, arusaadav. Ehk et kui ettevõte soovib teha oma nii-öelda keskenduda ainult iseendale, siis ongi mõistlik projektipartnerina kaasata siis keegi teenusepakkuja, kuna selline nõue seal on, sest see klassikaline olukord on ju see, mida seal silmas oli peetud. See klassikaline olukord on see, et kahel ettevõttel on omavahel vaja midagi teha. Ja selle jaoks, et see liidestus saaks tehtud, on vaja mõlemal nüüd nagu korrastada ka oma sisemisi protsesse. Aga kui me tahame võtta sellest tegevusest nüüd ainult seda ühte tükki, ehk et meil ei ole seda teist ettevõtet, kellega mingit liidestust teha, vaid me tahame ainult teha enda sisemist protsessi nagu kuidagi seal midagi teha, siis me võime ju partnerina näiteks tõlgendada seda sama teenusepakkujat, kes tuleb siis seda lahendama. Aga aitäh! Ma võtan üle esitluse ja räägime siis täpsemalt taotlemisest ja tingimustest. Räägime siis samamoodi, räägime siis sellest 3, üks juba avanenud ja 2 avanemast toetusest. Ja samamoodi olen ma lisanud siis juurde määruse paragrahvi, mis tegevusega on tegemist, aga käepäraseks ja ka slaididel oleme pannud, et teksti nagu osakaalu vähendada. Räägime siis äriprotsesside automatiseerimise ja andmevahetuse toetuse puhul tegevus 2, andmepõhise aruandluse ja andmevahetuse tarkvara arenduse toetuse puhul tegevus 3 ja andmemajanduse kasutusjuhu väljatöötamise ja rakendamise toetuse puhul räägime tegevust 4. Väike selgitus RTE, et kes on juhtunud käima meie kodulehel, siis on meil iga toetuse ees RTE ja see on sellisel lihtsal põhjusel, et nad oleksid tähestuslikus järjekorras, kuna nad on omavahel väga hästi seotud, need toetused. Ja tausta mõttes, mis see RTE on, siis see on reaalaja majandus, real-time economy, et selline märkus. Pärja juba vihjas oma ettekandes määrustele ja ma toon siin esitluses kohe välja selle õigusliku raamistiku ja selle põhjendusega, et kõik see toetus on avalik raha tulnud Euroopa Liidust, Euroopa Liidu toetusega ja selleks, et seda raha kasutada, rakenduvad talle hästi palju erinevaid seaduseid. Siin ei ole välja toodud Euroopa Liidu seadused ja määrused, mis on otse rakenduvad, aga küll on siin siseriiklikud, näiteks ühissätete määrus, ühendmäärus, ÜM, millest oli juttu, VTA määrus, konkurentsiseadus ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui te küsite, et miks see kõik on nii keeruline või see tundub nii keeruline, siis see on sellepärast, et me peame kõiki neid asju järgima. Kõik dokumendid on koostatud niimoodi,
et me oleme püüdnud vältida, et seal ei oleks ühtegi küsimust, mis oleks ilmaasjata. Et nad on kõik tingitud sellest, et meil on kas vaja täita mingeid nõudeid, teil on vaja täita mingeid nõudeid või on vaja saada informatsiooni selleks, et neid asju, et taotlusi hinnata. Aga nendest linkidest saab ka abi, kui te ellu viite, midagi tahate või taotlete, et siis seal on ka leiab selgitused ja viited. Iga toetuse puhul on ka hästi oluline, on selline osa nagu terminid, et need selgitavad nii abikõlblikkus kui seda, mida saab teha. Ja praegu ma olen toonud siis välja selle partneri mõiste, millest Pärja juba rääkis, koostööpartneri mõiste, kes on siis kohalik omavalitsus ja reaalaja majanduse põhimõtetele vastav lahendus, et need on need läbivad mõisted või läbivad eeldused kõikidele projektidele, samuti see koostalitusvõimeline digitaliseerimine. Et neid on oluline jälgida. Samuti on oluline ka kõikidele projektidele nõuded turvalisele andmevahetusele, mida selle all mõistetakse. Sellest rääkis ka Pärja lähemalt, et tarkvara peab vastu võtma, saatma, töötlema ajatempliga ja jälgitavaid standardiseeritud andmeid. Seda peab tegema turvaliselt ja isikuandmete töötlemiseks on vajalik luba. Samuti reaalaja majanduse põhimõtted, et automaatne liidestumine, ilma käsitsi sekkumiseta, tõhus, reageerima kohe, viivituste ja vigade riski vähendamine. Et kellele siis on toetus mõeldud? Taotleja võib olla Eesti äriregistris registreeritud äriühing. Ja taotleja peab kaasama partneri ja või koostööpartneri, sellest oli juba eelnevalt juttu. Ja meie soovitus on see, et kui te hakkate siis tegevus 2 ja tegevus 3 puhul, kui te hakkate mõtlete juba projekti peale, siis te mõtlete ka läbi selle partneri ja koostööpartneri kaasamisele, sest see ei pruugi alati nii lihtne olla. Ja lisaks siis tegevus 2 ehk siis äriprotsesside automatiseerimise ja andmevahetuse toetuses on siis nõue keskmise müügitulu osas, mis peab olema suurem kui 50 000 eurot. Üks oluline märkus, mida ma tahaks rõhutada, et neid toetusi antakse siis ühe määruse alusel ja Pärjaga tõi välja selle, et tegelikult on meil 4 eraldi toetust, millest üks on juba siis avatud tarkvara kasutusele võtmise või liidestumise toetus. Avatud on ka esmaspäevase aruandluse ja andmevahetuse tarkvara toetus. Et korraga saab taotleda vaid ühele projektile ja seda ellu viia. Nendest 4 siis. Et kui see üks on tehtud, lõpparuanne kinnitatud, et siis saab tulla nagu teise toetuse taotlusega, aga korraga saab siis olla töös ainult üks. Et see on selline oluline teadmine. Aga taotlemisel, et sellised standardsed nagu nõuded, et kui on mingisugused varasemad toetustega seotud, siis mingid tagasimaksed, et need peab olema makstud, ei tohi olla siis karistusi kehtivaid, et majandustegevus ei tohi olla lõppenud. Oluline on siis maksu või maksevõlg riigile on väiksem kui 100 eurot või see on ajatatud. Taotleja on täitnud majandusaasta aruande esitamise kohustuse, kui see on asjakohane. Ja ei ole pankrotis likvideerimise sundlõpetamisel. Ja kui me räägime siis grupierandi määrusi, siis ei ole raskuses ettevõte. Kes ei saa toetust? Kui projekti tegevus on tootmine, põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük, hasartmängud ja kihlvedude korraldamine, kivi ja pruunsöe kaevandamine,
nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad, koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine. Projekti tegevusala ei tohiks nendes valdkondades olla. Eelarvetest. Äriprotsesside arendamine, tegevus 2, 1,5 miljonit eurot. Ja oluline koht on siis tegevus 3, andmepõhise aruandluse ja andmevahetuse arendus. Siin on meil 2 taotlusvooru, 2 eraldi eelarvega. Sellest ma räägin pärast ka hiljem, see on hästi oluline koht. Ja on kaasatud avalik sektor, siis selle taotlusvooru eelarve on 3,5 miljonit eurot. Ja kui tehakse ilma avaliku sektorita, on 1,5 miljonit eurot. Ja andmemajanduse kasutusjuhu väljatöötamiseks on eelarve 3,5 miljonit eurot. Ühe projekti suurus on siis, või taotluse suurus on kuni 150 000 ja toetuse määr siis varieerub, see sõltub ettevõtte tegevusest, see sõltub mitte ettevõtte tegevusest, vaid taotlevast toetusest, ettevõtte suurusest ja riigiabi liigist, millest siis kohe räägin põhjalikumalt. Riigiabi, et nagu eelpool oli näha, siis see riigiabi mõjutab väga palju seda, kui suur on see toetuse määr. Seetõttu on natuke teada siis, et igasugune riigiabi on eelisettevõtjale ja on 2 liiki riigiabi, on siis vähese tähtsusega abi, millega on siis kokku lepitud, et kuni 300 000 eurot 3 aasta jooksul ei mõjuta siis Euroopa Liidu riikide vahelist konkurentsi. Ja siis on grupierandiga hõlmatud riigiabi ja mõlemale neile kehtivad erinevad reeglid. Et seda toetust on võimalik siis käsitleda vähese tähtsuse abina, te saate seda küsida ja selle peale tasub siis nagu nende riigiabi teemadel kindlasti mõelda enne projekti kirjutamist või projekti kirjutamise ajal. Sest vähese tähtsusega abi puhul on maksimaalne toetuse osakaal 50% projekti abikõlblikest kuludest, see on oluline. Aga oluline on ka siin see, et ettevõttel oleks seda vähese tähtsusega abi jääki. Et päris paljud ettevõtted on saanud siin erinevaid toetusi nii EIS-i kaudu kui ka teiste rakendusüksuste kaudu. Et seda jääki ei pruugi alati olla. Et see on teema, mille peale peaks siis nagu enne mõtlema ja seda on võimalik siis kontrollida siit lingi alt, aga meil kodulehel on olemas need lingid ja taotlusvormide juures on ka igal pool need lingid, et kus te saate leida selle Rahandusministeeriumi andmebaasi, kus saab kontrollida ettevõtte. Ja teine abiliik, mida siis saab kasutada erinevates tegevustes erinev, on siis äriprotsesside automatiseerimises ehk tegevus 2. Seal on toetuse määr 50%, aga suurettevõtted toetust ei saa sealt taotleda. Tegevus 3 on nüüd erinevad abiliigid, mida on võimalik kasutada lisaks siis VTA-le. On siin toodud, eks ju, et arendustegevusteks saab siis kasutada artikkel 25, aga siin on siis hästi oluline, et kas see taotleja on siis suur, keskmine või väike ettevõte. Ja nõustamistegevusteks saab kasutada siis teist grupierandi artiklit, aga siin tuleb jälle mängu see, et suurettevõtted seda taotleda ei saa. Et need on need teemad, mis tuleb läbi mõelda. Ja kui see tundub praegu keeruline, siis tegelikult meil taotlusvormis, aga kindlasti eelkõige ka selles eelarve Exceli tabelis, mis on leitav kodulehelt ja samuti taotlusvormi juures, kui te avate selle, et seal on nagu kõik ette kirjutatud, osakaalud juurde pandud ja need tabelid arvestavad automaatselt, et kui seal neid hakata täitma, siis tegelikult ma loodan, et on võimalik sellest aru saada. Ja veel slaid ettevõtte suuruse määramise kohta, et see on siis hästi oluline, et sellest tulenevalt siis on need
võimalik siis, et kui suur ettevõte, siis ta igalt poolt toetust ei saagi, on ju. Ja osade toetuste puhul on siis need määrad erinevad, et kuidas siis ettevõtte suurust määrata. Et selleks on olemas ka väga hea teatmik või infomaterjal. Üldised põhimõtted on siin jäetud, et töötajate arv, aastakäive ja bilansimaht. Aga kindlasti tuleks vaadata ka seda teatmikku, sest seal on veel nüansse, mida tuleb arvesse võtta. Räägiks natukene siis nendest erinevatest taotlusvoorudest. Kuigi Pärja rääkis siin kõik ära minu meelest, et ma siin pikalt ei peatu, et äriprotsesside automatiseerimise ja andmevahetuse toetustegevus 2, et saab siis arendada lahendusi, mis vähendavad käsitööd, kiirendavad protsesse, võimaldavad andmetel liikuda reaalajas. Ja oluline on siis kaasata partner või koostööpartner. Ja tingimused, et määruses on toodud tingimused, et kui siia taotlusvooru tulla, et millele siis peab vastama ja peab vastama kõikidele neile tingimustele, et selline küsimus on meil olnud. Ehk siis see planeeritav arendus peab võimaldama turvalist standardiseeritud andmete vahetust. Projekt peab sisaldama vähemalt 2 reaalmajanduse põhimõtetele vastavat lahendust. Arendus on osa tervikprotsessist ettevõtte sees või ettevõtjate vahel. Ja see koostööpartneri teema on siin juba mitu korda läbi käinud ja ettevõttel peab olemas digitaliseerimise strateegia või samaväärne dokument, et kõikidele tingimustele peab vastama. Andmepõhise aruandluse veel siis, et toetame siis uue äritarkvara loomisel, olemusele edasi arendamisel ja andmepõhise aruandluse terviklahendusi. Tasub rõhutada siin seda, et andmepõhine aruandlus peab siis tugineb siis taksonoomiale. Mis see taksonoomia on, et see on meil ka lingitud, et siis sealt saab järele vaadata. Aga oluline nüanss, mida ma tahaks kindlasti rõhutada, sest et kui siin nagu natukene vale taotlusvoor valida, see tähendab väga suurt lisatööd ja me tegelikult üldse ei tahaks, et sellised olukorrad tekiksid. Taotlemine käib e-toetuse keskkonnas. Ja kui te sinna sisse logite, ma pärast ka natukene näitan sellest, siis te saate valida 2 vooru vahel ja see on seetõttu, et need tulevad erinevatest rahastusallikatest ja meil ei olnud muud valikuvõimalust. Me pidime selle niimoodi nagu lahendama. Ja kui te teete siis seda andmepõhise aruandlust ja andmevahetuse tarkvara arendust, siis vaadake kindlasti, et te valite vooru koos avaliku sektoriga. Ja kui te teete seda andmepõhist aruandlust teise partneriga, äripartneriga, siis valige taotlusvoor ilma avaliku sektorita. Et väldime siis niimoodi asjatut tööd, sest kui te olete kõik ära täitnud, siis kahjuks ümber tõsta lihtsalt seda ei saa, vaid tuleb alustada otsast peale. Ka selles toetuses on siis tingimused, mis peab olema siis täidetud, on ju, et see turvaline andmevahetus, isikuandmed, reaalaja majanduse põhimõtted, et need on siit esitusest ka mitu korda läbi käinud. Aruandlus peab tuginema siis taksonoomiale ja oluline on siis rõhutada, et peab olema kaasatud vähemalt 3 testkasutajat, kui on tegemist siis koos avaliku sektoriga ja ka teisel juhul peab olema siis 3 testivat lõppkasutajat, kes ei ole projektis partnerid, et tagada selle toetuse laiemat mõju. Ja 4. tegevus on siis andmemajanduse kasutusjuhu väljatöötamise rakendamise toetus, et aitab ettevõtetel luua ja rakendada andmemajanduse kasutusjuhte. Eelarve oli siin päris korralik. Oodatakse siis eelkõige arendajaid, et võimalused, mis siis selle tegevus või
Selle raames on siis võib olla vajalik üht või mitut järgnevat tegevust, et andmete taaskasutust toetavate teenuste loomine või uuendamine, andmevahetuseks vajalike ühtsete andmemudelite ja vormingute väljatöötamine ja kasutusjuhu rakendamine, andmemajanduse kasutusjuhu käivitamiseks vajaliku haldusrežiimi sisseseadmine ja kasutusjuhu rakendamine, olemasolevate andmeruumidega liidestumine. Ja ootan lonksu vett. Et miks me teeme seda infopäeva nagu koos, sest tegelikult väga paljud reeglid või enamus tegelikult tingimusi kehtivad kõikidele nendele toetustele. Ja teatud mõttes nagu ka Pärja ütles, et enne taotlemist, et te saate otsustada, et võib-olla sobite siia tegevus 3 ja võib-olla sobite tegevus 2. Et nad on omavahel tegelikult hästi seotud. Ja toetavad tegevused ja kulud, mida siis saab projekti raames rahastada, on siis järgmised. Arendustegevuste elluviimiseks makstav palk, sealjuures maksud. Et siin on väikesed erandid, mida ma välja toon, mida see ei sisalda, näiteks puhkustasud, aga sellest siis järgmisel slaidil. Võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu, aga sellel peavad olema siis makstud, seda maksustatakse kui palka. Turutingimusel ostetud teenuste kulu, seda saab hüvitada projektis. Litsentsitud teadmiste ja patentide kulu ja ettevõtte väliselt konsultandite ostetud nõustamisteenuse kulu. Ja ainult tegevus 3 saab toetust ka tarkvara turunduskuludele. Ja nüüd siis selline veel oluline, et kui kasutada vähese tähtsusega abi, siis saab kasutada ka projekti juhtimiseks makstavat palka vähese tähtsuse abi raames. Ja digitaliseerimise strateegia koostamise kulu on siis, kui on vähese tähtsusega abi kasutatakse. Ja vähese tähtsuse abi puhul on veel selline hea boonus, et personalikuludest siis 7% on kaudne kulu, mida arvestatakse automaatselt, et kui te hakkate seda Exceli tabelit täitma eelarves, teil on vähese tähtsusega abi, näiteks projektijuhtimise palk, siis tabelis on kohe näha, et teil tekib see kaudse kulu rida ja see on selles mõttes nagu hea, et seda ei pea tõendama meile, vaid see lihtsalt tuleb teile kuludokumenti esitades, siis lihtsalt tuleb lisaks. Ja mõeldud siis üldkuludeks. Mida ei hüvitata? Koostööpartneri kulu ei hüvitata. Siis ei hüvitata tarkvara ostmise või litsentsitasu. Me räägime siis tegevusest 2–4. Olemasoleva tarkvara versiooni uuendust, põhivara ostmine või uuendamine, käibemaks ei ole abikõlblik, sularahast tasutud kulud, pangagarantiid, finants- ja pangakulud, riigilõivud ja personalikulude puhul ei ole abikõlblikud siis lähetusega või töö- ja ametiülesande täitmisega seotud kulud, koolituskulud personali puhul, puhkusetasud ja haigushüvitised, töötaja tervisekontrolli kulud ja teenistusest või töölt vabastamise ka seotud siis seadusest tulenevad hüvitised. Kindlasti ei ole abikõlblikud ka kulud, isegi kui nad siin nimekirjas ei oleks, aga kui nad ei ole otseselt seotud toetava tegevusega, siis ei ole nad ka abikõlblikud, et see on selline üldprintsiip nagunii. Projektide elluviimise aeg. Projekti saab siis ellu viia 18 kuu jooksul ja kas siis taotluse esitamise kuupäevast arvates või taotluses märgitud hilisemast kuupäevast.
Kõik projektid peavad olema ellu viidud hiljemalt siis 31. augustiks 2029. Toetuse saaja ei tohi võtta kohustusi enne projekti alguskuupäeva, aga see kehtib siis, siin on ka siis see erand, kui me räägime sellest digitaliseerimise strateegia koostamisest, mida saab siis ainult VTA-st rahastada, et see võib alata kuni 3 kuud enne taotluse esitamist. Taotluste esitamine käib läbi e-toetuse, see on riigis kõikides rakendusüksustes kasutatav toetuskeskkond, link on sellel olemas, kindlasti lingid ka kodulehel ja juhised, kuidas seal toimetada. Ja see e-toetus on oma nõuetega natukene võib-olla, aga sellega saab hakkama. Mida siis tuleb esitada? Esitada tuleb siis digitaliseerimise strateegia või muu sisuliselt samaväärne dokument ja see on siis tegevus 2 puhul. Diginõustaja kogemuse vorm, see on siis tegevus 2 juhul ja ainult sellisel juhul, kui küsitakse hüvitist strateegia koostamiseks. Taotleja bilanss ja kasumi aruanne taotlemisele eelnenud kvartali lõpu seisuga. Projektiplaan, see on siis välja töötatud vorm, mis on samuti leitavad siis kodulehel. Samuti, kui te hakkate e-toetust täitma, siis on seal ka viited selle projektiplaanile, et kindlasti kasutada seda õiget vormi. Sama lugu on projekti eelarvega, mis on siis Excelis ja need on need 2 asja, mida tegelikult tasuks alustada kõigepealt. Vaadata, mis sealt nõutakse ja kuidas seda nagu teha. Prognoos tegevus 2 ja 3 puhul, ka selle jaoks on olema töötatud vorm, et kasutage siis seda ja partneri või koostööpartneri kinnituskiri, et kasutage ka siin välja töötatud vormi, et see tegelikult lihtsustab. Ja kui on vaja, kui taotlust koostab ja tahab esitada isik, kes ei ole allkirja õiguslik, siis tuleb esitada volikiri. Kui taotleja kuulub kontserni ja kontserni andmed ei ole äriregistrist kuvatud, siis tuleks esitada ka kontserniskeem. Ja kui taotleja on hankekohuslane, siis riigihanke kohuslane, siis tuleb esitada ka hankeplaan. Need kuupäevad on ka siit juba läbi käinud, et andmepõhise aruandluse taotlusvoor on avatud, saate juba e-toetusse minna vaatama. Ja äriprotsesside, ehk siis tegevus 2 ja tegevus 4 avanevad siis järgmisel esmaspäeval, 30. märtsil kell 9. Kiirus ei ole oluline. Taotlusi jooksvalt kuni eelarve täitumiseni, et saab nagu läbi mõelda. Ja taotluse esitamisest, et ma arvan, et siin on tõenäoliselt on teil päris palju kogemusi, et me ei jõua käia seda detailselt läbi, aga siiski. Et see on siis e-toetuse keskkonda sisse logides, kas siis Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardiga. Tuleb vajutada avalehe paremal üleval on siis selline koht, et alusta uut taotlust. Ja sisestate projekti nime ja hakkate siis täitma. Ja siin on siis toodud see näide, et kes siis planeerib tegevus 3, et siis vaadake, et siis see õige taotlusvoor saab valitud. E-toetuses näeb see kuva umbes selline välja, et üleval on siis taotleja, üldandmed, partnerite ja maksesaajad, sisu, näitajad, tegevused, eelarve, rahastajad ja nii edasi. Need on kõik eraldi lehed, mis siis eelnevad üksteisele ja tuleb üksteise haaval täita. Seal on andmeid, mis tulevad otse erinevatest andmeallikatest, aga väga palju tuleb ka ise juurde lisada. Taotlust näevad ja saavad täita kõik taotlejale lehele lisatud kontaktisikud. Ja seda saab ka korraga teha, nii et kui teil on nagu mitu isikut, siis palun seda täita.
Taotluste esitamiseks peab olema siis äriregistri esindusõigus äriregistris või siis volituse alusel, mis tuleb siis lisada taotlusele. Iga välja juures on olemas selline asi nagu selline sinine küsimärk ehk siis abiinfo. Palun klõpsake need kõik lahti, vaadake, mis me oleme püüdnud kirjutada sinna inimese keeles, seda, mida sinna oleks vaja panna. Et ma loodan, et see on abiks ja kui ei ole, siis saame neid alati muuta selgemaks. Muudatuste salvestamiseks vajutage salvesta mustand, et ta automaatselt ei salvesta, et midagi läheks kaotsi. Ja selleks, et siis liikuda edasi teisele lehele, siis on salvestaja jätka. Väike nipp võib-olla, et kui te ei taha sinna esialgu, mõnikord on ta mingid väljad, mis on nagu sellised kindlad väljad, mille täitmist ta nõuab, et või mõnda kindla faili lisamist, et taotlemise hetkeks on pandud sinna ka tühja fail, aga pärast vaadake, et kõik oleks siis nagu õige. Mis ma veel tahtsin siin nagu lisada, et sisulehel on selline asi, nagu teie käest nõutakse projekti väljundit. Ja see on eeltäidetud, et palun ärge lisage sinna ise oma väljundeid, sest see hakkab hilisemalt täitmisel hakkab suurt rolli omama ja kui te lisate seda mitu väljundit, siis see täitmine ja projekt muutub väga keeruliseks ja sellel ei ole nagu mõtet. Et kasutage siis seda väljundit, mis on eeldefineeritud. Ja tulles siis tagasi veel siia sellele lehele, et taotleja lehel on see koht, kus tuleb teil siis öelda, et oma ettevõtte suurus, et sellest tulenevalt siis kuvatakse teile ka eelarve lehel erinevad eelarvevõimalused, nii et see taotleja suurus, et see tuleb siin ees ära täita. Muidugi te võite pärast minna muutma seda, aga parem on siis kohe alguses ära täita. Ja siis kommentaariks nii palju, et niikaua, kui te ei ole seda ära esitanud, te saate seda täiendada, muuta ja korduvalt. Tegevuste lehel on jälle, teil on tegevused eeldefineeritud ja selleks, et siit nagu leida seda tegevust, ongi eelnevalt kasulik siis see Exceli tabel ära täita, sest seal on täpselt samad tegevused ja siis see tuleneb nagu see tegevuste leht ja eelarve leht on omavahel väga on seotud. Et kui te panete siia tegevuse, siis see kaldub otse üle eelarvesse ja kui te tahate seda eelarves seda rida kustutada, siis te peate eelarve lehel siis kustutama ja siis tegevuse kustutama, et nad on omavahel nagu seotud. Et seda peab silmas pidama. Taotluse menetlemine, et kui taotlus meile siis jõuab, siis on meil aega kuni 30 tööpäeva ja me teeme sellele põhjaliku kontrolli selleks, et teda saata hindamiskomisjoni. Vaatame üle, et kas kõik dokumendid oleksid olemas, kas see info oleks arusaadav ja piisav ja kui meil tekib selle raames küsimusi, siis me saadame selle tagasi täiendamiseks. Ei saa muuta põhimõttelisi asju, aga selliseid just, et infot täiendada, kui on midagi puudu, et anname võimaluse siis juurde lisada. Et see protsess võib võtta aega ja selle raames võib teie poole pöörduda erinevat inimest, et meil on see kahetasemeline kontroll. Kui on kõik korras ja projekt vastab kõikidele tingimustele, siis projekt läheb hindamisele ja valikukriteeriumid on siis määruses toodud. See on siis kooskõla valdkondlike arengukavadega, projekti põhjendatus, kulutõhusus, taotleja ja koostööpartneri suutlikkus projekti ellu viia ja projekti koos Eesti 2035 aluspõhimõtete ja sihtidega. Selle osakaal on küll 10%, ja võib-olla on ka selle täitmine keerulisem, aga see on oluline jälle tulenevalt sellest, et me oleme riigina võtnud endale kohustused
mida me tahame siis ka selle avaliku rahaga natuke suunata. Mida me soovitame, et need valikukriteeriumid on lahti kirjutatud hindamismetoodikas, kus on siis kirjeldatud, et kui me räägime projekti kooskõlast nende arengukavadega, et mida siis seal vaadatakse, kui me räägime projekti põhjendatust, siis millises ulatuses, et mida need hindajad vaatama, kui me räägime tõhususest, mida see siis selles võtmes hindamise võtmes tähendab, et see hindamisjuhend tasuks kindlasti läbi vaadata, et see on ka suur abimaterjal teile selles osas, kuidas te projekti plaani kirjutate, projekti taotlust ja eelarvet, et kodulehelt on see leitav ja kindlasti vaadake üle. Meie saame kasutada siis taotluse menetlemisel valdkondlikke eksperte, ja meie teeme sellise eelhinnangu, kuid hindamine toimub hindamiskomisjonis ja taotlused rahuldatakse siis kuni siis eelarve ammendumiseni ja hindamiskomisjon võib teha ettepaneku täiendavate tingimuste seadmiseks ja hindamiskomisjon võib teha ka rahastamiseks. Kohustused veel, mis on seotud hinnapakkumiste võtmisega. Et kui see teenuse abikõlblik maksumus ilma käibemaksuta on võrdne 20 000 euroga, siis tuleb teha ostumenetlus ja võtta vähemalt 2 võrreldavat pakkumist. Parempoolses tulbas on siis ostumenetlus peab olema. Ka selle kohta on koostatud detailsed juhendid, aga see peab olema eelkõige siis läbipaistev ja kontrollitav. Tuleb mõista seda, et tuleb summeerida samaliigilised ostud ja summeerimise periood on projektiperiood kogu projekti jooksul ja kui soovitakse pidada näiteks läbirääkimisi pakkujatega, siis see peab olema hinnapäringus kirjeldatud. Ja kuna meil on ka päris suured projektid kuni 150 000, siis kui teenuse eeldatav abikõlblik maksumus ilma käibemaksuta on 100 000 eurot või suurem, siis tuleb korraldada ostumenetlus riigihangete registris. Et see on oluline info, mida tasuks siis teada. Kui on projekt saanud toetuse, siis tekivad ka aruandluse kohustus ja toetuse saaja esitab vahearuande ja lõpparuande. See kõik toimub läbi selle e-toetuse keskkonna. Ja see periood on siis 3–6 kuud ja aruannete ja kuludokumendi esitamise periood on sama. Et te saate ise valida kas 3 või 6 kuud. Kui on 3 kuud, siis toetused liiguvad kiiremini, aga siis tuleb ka aru anda ka sisu poole pealt või siis 6 kuud. Ja ettemaksu võimalust ei ole selles toetuses. Toetust makstakse siis nende tegelike kulude alusel ja makstakse siis, kui need tegelikult kulud on kontrollitud ja ka aruanne on kontrollitud. Ja siin on oluline veel silmas pidada, et alla 100 eurosid kulusid ei hüvitata. Projektiperiood oli päris pikk, 18 kuud, et elu on ikkagi, võib teha korrektuure ja võib tekkida vajadus projekti muuta. Et ka selleks on võimalus, et tuleb siis pöörduda meie poole ja projekti on võimalik muuta, kui muutu eesmärgid. Et toetab tegevust ja abikõlblikke kulusid ja perioodi, et me analüüsime need läbi, vajadusel küsime juurde lisaküsimusi ja suhtleme selles osas, et kas saab muuta ja kui palju saab muuta.
ja projektiperioodi saab siis pikendada maksimaalselt 6 kuu võrra, aga samas tuleb silmas pidada, et ei tohi ületada siis 18-kuulist perioodi. Võib 18-kuulist perioodi ületada. Nii. Ja teavitamise kohustus, et kohe sissejuhatus ütlesin, et meil on avalik raha, siis kindlasti tuleb selle kasutamisest teavitada, selleks on omad reeglid, tuleks siis kasutada kaasrahastatud Euroopa Liit sellist logo, mis on siia kõrvale toodud ja see kohustus tekib sellest hetkest, kui projektitoetuse rahastamise otsus jõuab teieni. Kui on olemas veebileht, siis tuleks panna veebilehele koos projekti lühikirjeldusega, eesmärgiga, tulemuse ja toetussummaga. Ettevõtte ruumi kohustuslik on paigutada A3 plakat ja tuleb tagada siis projektide tegevuste tulemuste kestvus. Ja kui toetuse saaja on väike või keskmise suurusega ettevõte, siis tuleb tagada see 3 aastat ja kui on tegemist suure ettevõttega, siis 5 aastat peale projekti lõppmakset. Ja kokkuvõte, et meil on olemas siis kodulehed, ma võin isegi peale seda ettekannet neid näidata. Taotlemine on siis e-toetuse kaudu, lingid on siis olemas ja kui on küsimusi, siis pöörduda meie klienditeeninduse poole ja on antud ka kontakttelefonid. Klienditeeninduses olete te hoitud. Seal taga on meil tiim, kus vajadusel me arutame neid teemasid ja anname teile kindlasti vastuse, võib-olla mitte kohe sama päeva jooksul, kui on tegemist keerulisema juhtumiga, aga kindlasti te olete hoitud ja me anname teile vastuse. Ma näiteks võib-olla põgusalt ka kodulehte. Te saate nii kaua mõelda veel küsimusi, ma ise chati ei näe, aga ma loodan, et kolleegid vastavad chatis. Ma jagan meie kodulehte, ühte nendest siis toetustest, et nagu ma ütlesin, on need kodulehed seotud, et siin saab liikuda nende kastikeste abil siis kõigi nende 4 toetuse vahel. Tarkvara, see oli siis tegevus 1, äriprotsessid tegevus 2 ja tegevus 4 vahel. Siin kodulehel, tegemist on siis tegevus 3 kodulehega, andmepõhise aruandluse kodulehega. Siin me oleme kohe alguses selgitanud seda 2 taotlusvooru teemat, millele ma siin rõhusin. Siia tuleb ka seminari salvestus. Oleme siin avanud majandust, kellele projekti mis majandusharude projekti toetust ei saa taotleda. Ja siin on see link, mis ma rääkisin ka andmepõhised aruandluse taksonoomiale. On selgitatud, milliseid kulusid toetatakse. On selgitatud, millele ei saa toetust saada. On selgitatud toetuse määrasid, nende riigiabi artiklid, mida ma väga pikalt ettekandes ei hakanud selgitama, et see tahab süvenemist tõenäoliselt teie poolt. Ja siin on toodud ka projekti etapid, partneri ja testkasutajate kaasamisest, selgitatud, kes on ka partner, kes on koostööpartner, selgitatud testija rolle näiteks. Kui me räägime taotluse ettevalmistumisest, siis see on see koht, kus leiate näidised, taotlusvormi näidised, et saab ka eelnevalt vaadata neid. Siin on olemas need viidatud projektiplaan, projekti eelarve, finantsprognoos, mida siis saab taotlusele juurde lisada. Siin on selgitatud veel taotlusvooru valimist.
taotluse esitamist, siin on otselink siis sellele e-toetuste keskkonnale. Siin leiab videojuhise, kuidas selle keskkonnaga toimetada. Siin taotluse hindamise juures on see hindamismetoodika, millel väga soovitan eelnevalt tutvuda. Ja järgmised etapid on juba need, kui te viite projekti ellu. Siin on üks hea koht on veel, et toetuse tingimused, et toetuse määrust leiab muidugi Riigi Teatajast, aga siin on otselink toetuse määrusele ja siin on ka määruse seletuskiri ja need muud õigusaktid ja juhendid, mis võiksid olla vajalikud projekti elluviimisel. Nii, et ma arvan, et me jääme siia ruumi, meie vähemalt veel natukeseks ajaks, et kui kellelgi on tekkinud veel küsimusi, et siis saate veel neid küsimusi panna ja siis me saame vastata. Aitäh kõigile! Aitäh, Kadrin! Ma vaatan, Kaarel, kas sa oled ka meiega? Ma ei saa vastata. Jaa, Kaarel. Kaarel tahaks rääkida meile ka korra lähemalt veel nendest andmeruumidest. Et tuua natuke võib-olla selliseid näiteid ka selle kohta, et mis seal täpselt oodatud on. Ja nii kaua, kuni Kaarel sätib, siis tahtsin omalt poolt veel öelda, et kuna küsimusi tuli hästi palju, need on väga põhjalikud ja väga sellised põnevad küsimused, aitäh teile nende eest, siis me paneme need ikkagi kokku, sest nad on tõesti nagu väga head küsimused ja vastame kirjalikult neil ära ja lisame nad järgmise nädala jooksul ka EIS-i kodulehele sinna korduma kippuvate küsimuste alla. Ja kui veel tuleb küsimusi, siis pange meile siia chati. Aga Kaarel, palun. Jaa, tere kõigile. Ma hästi põgusalt räägiks tegevusest number 4, ehk siis sellest andmemajanduse kasutusjuhtude väljatöötamisest, kuna see on võib-olla kõige sellisem uuem, kõige eksperimentaalsem ja selline osa, kus on kõige rohkem uusi termineid sees kasutatud. Et võib-olla oleks hea natuke teema üle käia. Nagu siin kolleegid eespool rääkisid, toetuse eesmärk hoogustada andmemajanduse valdkonna arengut, toetades ettevõtjaid praktiliste andmemajanduse kasutusjuhtude väljatöötamisel. Ja kuidas seda mõista? Kui me räägime andmemajandusest, siis me mõtleme majandusharu, kus füüsilistest ja juriidilistest isikutest koosnev võrgustik vahetab omavahel andmeid toodete või teenustena kasu saamise eesmärgil. Ehk siis ühelt poolt võib mõtestada andmemajandust läbi andmepõhiste toodete ja teenuste, teiselt poolt ka andmete vahetamise vahetu kasu saamise eesmärgil, ehk näiteks andmete müümise, monetiseerimise, sellise pragmaatilise kauplemise teel. Ja andmemajanduse kasutusjuht, sellest tulenevalt on siis see konkreetne stsenaarium, kus mitu andmemajanduses osalejat ehk osapoolt vahetavad omavahel andmeid mingi kasu saamise eesmärgil. Ja kui seda valdkonda natuke uurida, siis Euroopa tasemel jõuab väga kiiresti terminini andmeruum. Ehk inglise keeles data space, mis on siis Euroopa andmestrateegias selline kesksel kohal olev raamistik. Definitsiooni järgi on andmeruum juhtimis-, toimimis-, korraldusmudeliga määratletud hajutatud süsteem, mis võimaldab andmetehinguid erinevate osapoolte vahel. See definitsioon on ka päris keeruline, aga kui mõelda niipidi, et mis eristab andmeruumi tüüpilisest andmevahetusest, siis üks selline silmapaistev tunnus on mitmele andmevahetus. Teisalt andmete pakkuja kontroll üle andmete kasutamise
ehk siis teise sõnaga andmesuveräänsus ja kolmandalt poolt selline võrdne kohtlemine ehk kasutusjuht ja andmekasutustingimused lepitakse kokku andmeruumis osalejate poolt. Ehk siis teisisõnu, andmeruumi võib mõtestada ka kui koostöövõrgustikku. Andmeruumide selliseid praktilisi näiteid saab näha andmeruumide radarilt, mille lingi ma siia slaidi peale olen pannud. Ja esimesed sellised kuulsamad näited on Saksamaalt, eriti siis Saksamaa autotööstusest, kus osapooled tulid omavahel kokku ja panid seljad kokku ja ütlesid, et meie näeme andmete vahetamises ja jagamises väärtust. Kui vaadata veel andmeruumi tingimusi, siis väga tähtis on see mõtteviis, et see andmeruum jaguneb mõtteliselt kaheks selliseks plokkide komponendiks. Ja üks, mis on kõige tähtsam, on ärikomponent või ärimudel. Ehk siis andmeruum ei ole mitte asi iseeneses, vaid andmeruum on kogu see raamistik ja keskkond, mis toetab mingisugust andmepõhist ärimudelit. Ja kui tutvuda kirjandusega, siis selliseid komponente on hästi palju. Meil ongi ärikomponendid, juhtimiskomponendid, õiguslikud komponendid, aga ka tehnilised komponendid, ehk siis tihti on küsimus, et kuidas erineb näiteks XD ökosüsteem ja andmeruum omavahel. Vastus ongi, et XD ökosüsteem on üks osa andmeruumist, aga kuna XD ei vasta kõigile neile plokkidele siin siis päris andmeruumiks, me teda üksinda ei nimeta, aga kui sinna juurde panna ärikomponendid, lepingute raamistik ja kõik muu, siis XD saab olla andmeruumi osa kindlasti. Oleme selle teksti natuke sellisel kompaktsamal kujul kirja pannud ja vormistanud dokumendiks, mille nimi on Eesti andmeruumide pikaajaline plaan. Selle leiab Krati.ee lehelt, Krati.ee/ andmeruumid. Seal on toodud siis väike selline eestikeelne ülevaade andmemajanduse valdkonnast, andmeruumide valdkonnast ja lisaks mõned referentsmudelid, ühelt poolt äriarhitektuur, teiselt poolt tehniline arhitektuur ja kõigile sellele tehtud tööle on olemas lehel ka tagasiside lingid. Ehk siis valdkond on selline arenev, uus, kasutusjuhud tahavadki veel leiutamist ja sellepärast me siin toetusmeetmega ka turu peal väljas oleme. Ja asi, mis ma veel tahan mainida, on, et kuigi selle toetuse lõppeesmärk on välja töötada ja rakendada mingisugune andmemajanduse kasutusjuht, siis see teekond sinnani võib olla hästi erinev. Ja neid tegevusi, mida võib olla vaja teha, et jõuda toimiva kasutusjuhuni, saab ka olla hästi palju erinevaid, ehk siis alates mingite taaskasutust toetavate teenuste loomisest või uuendamisest kuni andmeruumide, näiteks toimivate andmeruumidega liidestumiseni. Ja ehk siis, ja nagu mainitud, siis ainukesed piirangud on riiklike kesksete komponentide kasutamine, olgu see siis näiteks andmenõusoleku teenus või andmejälgija, või siis avaliku sektori valduses olevate andmete väärindamine.